kes suudavad mingi sügava mõtte edasi anda laulu kaudu. Et esiteks sa pead sõnade read mahutama mingi kindla struktuuri sisse. Teiseks, tihtipeale sa paned need read veel riimuma. Ja kui sa pärast seda suudad säilitada seda algset mõtet, mida sa tahtsid edasi anda, ja peale kauba sa oled veel noor artist, siis minu arust seda muljet avaldavam see on. Crux on oma laulusõnade poolest minu hinnangul üks parimaid Eesti kristlikke bände, aga ma kordan laulu refräänis lauldud sõnu. Tahan otsida, tahan ekselda, ma tahan leida oma tee. Tahan kõndida, tahan rännata, kuni ükskord jõuan pärale. Praegusel hetkel kuulates seda laulu, ma saan nendest sõnadest niimoodi aru, et sihtpunkt on kõige olulisem ja püsida selle rajal sihtmärgi poole. Isegi kui minu rajal võib olla selliseid takistusi, mis mind võib-olla tagasi tõmbavad, sihtmärk on kõige olulisem. Ühtlasi minu tee peal peab olema ruumi kasvamiseks, peab olema ruumi eksimiseks ja vigadest õppimiseks. Selle laulu sõnades on aga üks rida, mis viimastel aastatel mind üha rohkem on häirima hakanud. See oli kõige viimase salmi lõpus. Arvan tõesti ei teistesse puutu, millist teed pidi jõuan pärale. Need sõnad on mulle kogu aeg natukene arrogantsena tundunud. Kas siis minu lähedastel, minu vanematel, minu vanavanematel, minu headel sõpradel, kogudusekaaslastel, kas siis neil ei ole õigust minust hoolida ja huvi tunda, et kuidas mul läheb, millised on minu valikud. Nii ma siis otsustasin kirjutada ühele Cruxi liikmele ja talt järgi küsida, et kuidas nende sõnadega siis on. Tema vastusest võisin välja lugeda, et kui nad noorte poistena 20 aastat tagasi need sõnad kirjutasid, siis nad olid oma elus sellises perioodis, kus teiste inimeste arvamused ja ütlemised tundusid tihtipeale väga vastumeelsed. Ja kui ma mõtlen sellele, et nad olid pärit Luteri kirikust ja hakkasid tegema pop-rock muusikat, siis kahtlemata oli nende ümber kristlasi, kellel oli ütlemist, et mis on see õige muusika, mida üks kristlane tohib teha, kuulata, kuidas üks õige kristlane peab riides käima. Ja siis ühtlasi, kui ma mõtlen tagasi oma teismeeale, siis mina olin tegelikult täpselt samasugune. Ma olin täpselt samasugune. Ülistusmuusikat tegime baptisti kirikus täisbändiga, klaver, elektrikitarr, trummid, mina mängisin basskitarri. Meie laulud olid hoogsad ja tihtipeale tuli ikka ette, et kui meie kord oli teha muusikat koguduse teenistusel, siis mõni vanem inimene sümboolselt tõusis püsti ja kõndis minema saalist. Aga meid see ei huvitanud. Meile läksid need laulud korda, täpselt need laulud, ja neid me esitasime. Teismeeas
defineeris minu kristlust evolutsiooni versus loomise teema uurimine. Kui minu koguduse noortejuht mitmeid kordi oli noortekatel seda teemat esitanud meile, siis minu selline protesteeriv teismelise aju tundis, et see on täpselt see õige kütus. See on täpselt see õige kütus. Halleluuja. Olin pime, nüüd ma näen. Kui aga mõni täiskasvanud kristlane oleks julgenud mulle öelda, et ma ei nõustu sinu arusaamisega sellest evolutsiooni loomise teemast. Või et on olulisemaid teemasid, millega üks kristlane peaks tegelema, siis ma oleksin plahvatanud. Kas sa ei tea, et loomise teema paneb aluse kogu piiblile? Kas sa ei tea, et evolutsiooni teema vältimine on üks peamiseid asju, mille pärast langevad noored kristlased usust, kui nad koolis käivad? Kui sina ei usu loomise lugu nii, kuidas mina usun, siis sa ei saa olla õige kristlane. Hiljuti andis Facebook mulle teada, et sellel minu kunagisel noortejuhil oli sünnipäev. Ja ma mõtlesin, et pole aastaid temaga nagu suhelnud, et ei viitsi talle õnne soovida. Eriti veel päev hiljem. Aga siis järsku jooksis kogu mu teismeiga minu silmade eest läbi. Ja ma avastasin midagi väga huvitavat, mida ma ei olnud varem avastanud. Ja ma kirjutasin talle selle avastuse. Ma ei tea, miks see järsku nii emotsionaalne on. Ausalt ka. Aga ma avastasin, et tema see evolutsiooni loomise teema käsitlus oli üks kõige esimene asi, mis lükkas käima minu kui kristlase teekonna. Tõsi on see, et see polnud kõige terviklikum ja kõige tervislikum kristlus, aga see oli minu kui kristlikus peres üles kasvanud lapse jaoks esimene kord, kui ma reaalselt tundsin põlemist ja huvi mingi vaimuliku teema vastu. See oli esimene kord, kui ma tundsin huvi piibli vastu. Ja aja möödudes hakkas Jumal minuga tööd tegema. Ta hakkas puuduolevaid pusletükke lisama. Ja ta lisab neid siiamaani. Mõni aeg tagasi käis siin külas üks naine, kes rääkis oma missionitöö kogemustest Ugandas. Ta rääkis ühe loo kohalike hõimude tavast, et kui hõimul oli puudu lehmadest, siis nad läksid teise hõimu juurde, tapsid kõik inimesed maha ja varastasid lehmad endale. Ja ühe taolise ettevõtmise järgselt siis Jumal ütles selle hõimu ühe ninamehele, et nüüd aitab. Ma ei anna teile vihma teie tegude pärast enam. Mis mõttes? Mis mõttes? Päriselt Jumal. Nad tapsid terve küla maha ja kõik, mis ütled on, nüüd aitab. Sa peaksid neile ütlema, parandage meelt, minge andke ennast võimudele üles ja laske ennast eluks ajaks vangi panna. Aga lõpuks see ninamees ütles ja jõudis küsimuseni, kes on see Jumal? Kes on see Jumal, kes peatab vihma ja annab vihma?
tutvustage teda mulle. Kuulates erinevaid usku pöördumise lugusid üle terve maailma, siis on huvitav näha, kuidas Jumal läheneb inimestele igast erinevast paigust, igast erinevast kultuurist. Ja ta läheneb neile väga omamoodi ja meie mõistes võib olla tihti väga ebaortodokselt. Hiljuti hakkas YouTube mulle vihjama, et hetkel ühe kõige populaarsema kristliku hard rock bändiga seoses on esile tulnud üks poleemika. See bänd otsustas esimest korda oma karjääri jooksul välja anda jõululaulu kaveri. See oli ühe jõuluhümni kaver. Ja leidus kristlasi, kes hakkasid seda kaverit sildistama teemanlikuks. Kuna teismeeas oli see bänd üks minu lemmikartiste, siis loomulikult ma läksin ja kuulasin selle laulu järgi. Enamus loost algusest peale oli see laul üsna rahulik ja ilus. Ja lõpupoole hakkas see bänd tegema siis oma tavalist hard rocki lõpuosas. Nii et põhimõtteliselt need demoniseerijad siis avaldasid oma maitset, et neile lihtsalt ei meeldi see muusikastiil ja nad tundsid, et see jõuluhümn sai kuidagi rüvetatud. Ja siis ma mõtlesin, et otsin YouTube'ist reaktsioonivideosid sellele laulule. Et kuidas erinevad inimesed reageerivad. Ja üks esimesi videosid, mille ma avastasin, oli üks isa ja poja reaktsioonivideo, mõlemad täiskasvanud. Ja need inimesed seal ei tundunud nagu sellised feigid, et nad tegelikult kuulavad 10 korda enne lugu ja siis ütlevad, et kuulavad esimest korda või et nad pärast igat lugu seal valavad pisarad, et oi kui emotsionaalne lugu. Et nad tundusid sellised autentsed inimesed. Ja kui ma vaatasin natuke ringi ka nende seal kanalis, siis oli aru saada, et nad peamiselt reageerivadki siis või vaatavad siis sükest rock ja heavy metali muusikavideosid. Igatahes nüüd otsustasid nad seda jõuluhümni kuulata või siis selle jõuluhümni kaverit. Isa ja poja kommentaaridest oli üsna alguses aru saada, et nad on ühed kõige usukaugemad inimesed üldse. Neil polnud aimu mitte millestki, neid lihtsalt ei huvitanud. Poeg mainis, et tal on kodus piibel olemas, aga ta ei ole seda mitte kunagi avanud. Nad ei olnud seda laulu varem kuulnud, kuigi see on sajandeid vana hümn. Nad ei olnud ka kuulnud neid piibellikke termineid, mida seal laulus kasutati, ega neid nimesid. See ei öelnud neile mitte midagi. Kui aga saabus lõpuks see hetk, kus see laulu stiil läks raskeks, siis oli näha, kuidas mõlemi silmad läksid särama, nende suunurgad tõusid ülesse. Nad olid laulus sees. Ja siis pani isa järsku laulu pausile ja küsis siiralt videovaatajatelt, kes on see Immanuel? Kirjutage kommentaaridesse, me tahame teada, kes on see Immanuel, kellest nad laulavad. Ja kuulavad siis loo lõpuni ja nii kui lugu lõpeb, siis isa hakkab mõtlema sõnade üle. Ja ütleb pojale, et kiri natuke tagasi. Ja siis ta kuulab neid sõnu, Jumal on meiega.
Immanuel on Jumal. Jumal on Immanuel. Ja seda see mõtleb seal. See jõuluhümn on sajandeid vana. Igal aastal üle terve maailma esitatakse seda. Kuid just rokkbändi kaudu jõudis selle laulu sõnum usukaugete kõrvadeni. Esimene pusletükk sai paika pandud. Jumal võib inimesteni jõuda ja neid kõnetada väga erineval moel. Mitte, et Jumal oleks muutlik, vaid inimesed on erinevad. Inimesed on muutlikud. Inimesed on väga erineva taustaga. Mingit teed pidi peab valgus jõudma ka kõige pimedamasse urkasse. Alati ei piisa sellest, kui keegi hüüab kusagilt kaugelt väljaspoolt. Tulge siia valguse kätte, siin on palju parem. Alati ei piisa sellest. Mõnikord on vaja, et keegi läheks sinna urkasse ja viiks valguse sinna. Ja Jumala käeulatuses on tohutu variatiivsusega ressursivaramu. Tema oskab just õige inimese saata mingit teed pidi õigesse kohta. Ma nüüd ei ürita öelda, et me peaks igal asjale siin taeval kaasa elama või siis vastupidi, et igat erinevat asja demoniseerima, vaid minu mõtte sisu on see, et igal inimesel siin elus on oma tee, oma teekond. Meil on kõigil küll sama sihtpunkt, aga meie igaühe teekond on erinev, sellepärast, et meie igaühe alguspunkt on erinev. See tähendab seda, et on oluline läbi mõelda, kuidas me läheneme inimestele enda ümber. Meil on vaja taktitunnet ja mõistmist, eriti kui me läheneme näiteks noortele või siis usus noortele, aga mitte ainult neile. Ma loodan nüüd, et ma oma üldistusega kellelegi liiga ei tee, aga ma usun, et iga kristlane, sõltumata oma usustaažist, soovib, et usukaaslased võiksid mõista teda täpselt selles olukorras, kus ta parajasti on oma usuteel. Ma soovin, et jutlustaja sõna vastaks täna täpselt minu küsimustele. Ma soovin, et see lohutaks minu praegust olukorda. Ma soovin, et see julgustus räägiks minu praeguste hirmude vastu. Praeguses hetkes. Kui me vaatame oma usukaaslaste samme, siis esimene mõte peaks meil olema, ta on armu saanud. Täpselt nagu mina olen armu saanud. Apostel Pauluse soov kirjas roomlastele oli, et arm valitseks kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Mitte lihtsalt, et arm valitseks meie eludes, vaid et ta valitseks kuningana. Kui üks üleastumine tõi inimesele surma, siis Jeesuse kaudu pakutav armuand ei kata mitte üht üleastumist, vaid toob paljudest üleastumistest sõltumata õigeks mõistmise. Roomlaste 5.16. Üks Andres Jäätmaa laul on selliste sõnadega, üks osa sellest. O Jumal, kata armuga mu eluradu, et need ei muutuks tuhaks keset ilma kadu. Kui isandate issand sinu trooni ees, ma oma tegudega seisan kartuses.
Pange tähele, seal sõnades ei olnud, et me seisame Jumala trooni ees oma sõbrategudega, vaid oma tegudega. Minu elul on samuti rada, mis vajab armuga kinni katmist. Üks asi on aru saada, et meie usukaaslastel on oma tee. Teine asi on aru saada, et ka minul endal on oma tee. Johannese evangeeliumi lõpus on üks lugu, kuidas Peetrus räägib surnust üles tõusnud Jeesusega. Peetrus oli eelnevalt Jeesus salanud 3 korda ja nüüd siis Jeesus avalikustab kõigile, et ta on andeks andnud Peetrusele. Ta taastab Peetruse oma jüngrina, taastab tema apostli ameti. Ja ühtlasi kuulutab ta Peetrusele ette tema tulevikku. Ma loen Johannese evangeeliumist 21. peatükist 12. salmist alates. Jeesus ütles neile, ehk siis jüngritele, kes seal olid, tulge sööma. Ükski jüngritest ei julgenud temalt küsida, kes sa oled, sest nad teadsid, et ta on issand. Jeesus tuli ja võttis leiva ja andis neile ja samuti kala. See oli Jeesusel juba 3. kord jüngritele ilmuda pärast surnust ülestõusmist. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sa tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Siis ta ütles veel 2. korda ja 3. korda, põhimõtteliselt sama asja. 12. salmis, tõesti, ma ütlen sulle, Peetrusele siis, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtu sööma ajal oli nõjatunud tema rinnale ja küsinud, et issand, kes on su äraandja. Teda siis nähes, ütles Peetrus nüüd Jeesusele, issand, aga kuidas temaga on? Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub, sina järgne mulle. Johannese evangeeliumist tuleb päris huvitavalt esile selline sõbralik rivaalitsemine Johannese ja Peetruse vahel. Mõlemad olid ühed kõige lähedasemad Jeesuse sõbrad, mõlemaid kutsus Jeesus kaasa muutumise mäele, kus ta kirgastati, väga suur austus, ainult 3 jüngrit kutsuti sinna kaasa. Ja mõlemad olid üsna lähedal sellele tiitlile Jeesuse parim jünger või siis Jeesuse parim sõber. Kui Jeesus surnust üles tõusis, siis mõlemad jooksid hauale. Aga Johannes pidas vajalikuks oma evangeeliumis ühe olulise fakti välja tuua kõikidele miljarditele järeltulevatele kristlaspõlvedele. Nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger, Johannes siis, jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Johannes lisas veel, et kohale jõudes ta pidi lausa Peetrust järgi ootama. Kui Matteus, Markus ja Luukas üritasid anonüümsena hoida selle jüngri nime, kes Jeesuse kinnivõtmisel ülempreestri sulase kõrva maha raius,
üritasid jätta anonüümseks, siis Johannes kirjutas kohe, see oli Peetrus. Mitte ainult, et see oli Peetrus, vaid Siimon Peetrus, et kõik saaks aru, kellega on ikka tegu. Kui nüüd rannal Jeesus Peetrusega rääkis, siis oli nii Jeesusele kui ka Johannesele kui ka jüngritele ammuilma teada, et Peetrus pidas ennast kõige ustavamaks Jeesuse jüngriks. Kõik teadsid seda. Jeesus teadis ka seda. Isegi kui kõik teised siin maha jätavad, mina jään ustavaks. Mina armastan sind kõige rohkem kui need teised. Ja sellepärast Jeesus küsis talt, kas sa armastad mind rohkem kui need teised jüngrid siin? Ja ikka veel Peetrus ütles, jah, alustas oma vastust. Aga mida tegi Johannes? Johannes ka teadis seda, et Peetrus niimoodi ütles. Kuna Johannes kirjutas oma evangeeliumi kõige viimasena, siis temal oli viimane sõna. Ja tema otsustas anda endale tiitli jünger, keda Jeesus armastas. Mitte keegi teine ei saanud endal sellist tiitlit. Ilmselgelt ma oma tõlgendusega praegu siin dramatiseerin üle Peetruse ja Johannese vahelist suhtlust. Mõlemad olid ilmselgelt väga innukad Jeesuse jüngrid. Aga ühtlasi oli ka näha inimestele tavalist sellist omavahelist võrdlemist ja võistlusmomenti. Seda ei saa nagu vältida. Kui Jeesus oli Peetrusele teada andnud, et tema elutee lõpeb vanglas ja surmaga hukkamise läbi. Mida tegi Peetrus? Peetrus nägi Johannest tulemas ja küsis kohe, aga kuidas on Johannesega? Kuidas on temaga? Ja Jeesus vastas talle, mis see sinu asi on? Sina järgi mind. Johannesel on oma tee. Temal on oma teerada, mida käia. Sina järgi mind. Kui mina tahan, et Johannese elutee lõpeb vanas eas oma voodis, siis nii see on. Sinul on oma tee, sina järgi mind. Kellel on õdesid või vendi, siis ma usun, et me tunneme ennast ära sellest olukorrast ja nendest näidetest. Miks pean mina magama minema ja tema ei pea? Miks mina pean koristama ja tema ei pea? Miks temale anti 24 mustikat ja minule 23? Miks mina sain selle eest karistada, aga tema ei saanud? Miks tema võis kõrvarõnga augu teha ja mina ei või? Miks minu usuõde võib endale meiki peale panna? Mina ju ei pane endale mingit keemiat peale. Miks minu usuvend võib ühte roppu sõna kasutada? Aga minu keelekasutus on sobilik Jumala troonisaali jaoks. Mina põlvitan iga palve ajal, aga miks tema istuda võib? Mina loen hingamispäevakooli õppetüki iga päev 2 korda läbi. Tema ei käi isegi õppetüki tunnis. Mina söön ainult vegan tooteid, aga tema võib süüa seda veisesinki, kus on 15% sealiha sees. Grupis palvetades on minu palve keskmine pikkus 2,5 minutit. Temal on 10 sekundit. Miks tema võib ilma palveta sööma hakata? Aga mina teen igal söögi korral 1 laulu ja 1 palve. Mina kasutan oma trenni playlistis ainult a cappella versioonis koorilaule, et vältida
paganate loodud ja kasutatud muusikainstrumente. Aga tema on džässbändi liige. Ta on ilmselgelt saatanaga mestis. Mida ütleb Jeesus mulle? Ma tunnen teda ja tema teed. Sinul on oma tee, sina järgi mind. Me kõik oleme teekonnal igaviku suunas. Loomulikult on oluline muret tunda ja tunda hoolitsusvajadust oma usukaaslaste vastu. Aga sealjuures on usukaaslaste mõistmiseks ka oluline aru saada, et neil on oma tee. Ja ühtlasi on oluline ka aru saada, et meil on oma tee. Kui Jeesus ütleb mulle, et järgi mind, siis minu küsimus Jeesusele ei peaks olema, et miks tema niimoodi teeb, miks tema nii võib teha. Vaid minu küsimus peaks olema, Jeesus, mis on järgmine samm? Mis on minu elutee järgmine samm? Ja on oluline, et me iga natukese aja tagant oskaksime aega maha võtta ja reflekteerida, vaadata oma elu ja tõsiselt mõelda selle üle, kus me parajasti oleme oma elu teel. Kas me oleme oma rajalt vahepeal kõrval hüpanud? Kas me oleme midagi vahele jätnud? Kas me oleme õigel rajal üldse? Ja küsida Jeesuselt, mis on järgmine samm minu teekonnal? Ma tänan, et te suutsite võib-olla kaasa mõelda, natuke võib-olla minu provokatiivseid mõtteid. Enne kui me palvetame, siis ma lõpetan tänase mõtiskluse Andres Jäätma ühe teise laulu sõnadega, mida ma täna kuulsin siia sõites. Ma pean meelde tuletama, kuidas need olid. Eilsest päevast jäid jäljed, kuid täna on uus päev. Jumal tarkust palun sinu käest. Sa mind praegu näed. Palvetame. Isa taevas, ma tänan, et me võime Jeesuse Kristuse kaudu tulla julgusega sinu ette. Ma tänan sinu suure õnnistuse eest, selle armu eest, mida sa iga ühele meist oled andnud ja annad ikka veel. Palun, et me oskaksime vastu võtta sinult seda armu ja et me oskaks jagada seda armu teistele, et tõepoolest meie koguduses ja meie kaaslaste seas võiks arm valitseda kuninglikult. Isa, ma palun, et sa annaksid meile tarkust sellel eluteel, kus me käime. Et sinu tahtmine sünniks nagu üleval taevas, nõnda ka maa peal. Sest et sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Jeesuse nimel, amen.